Cari signore e signori, cari amici, come ambasciatore dell'Estonia in Italia sono molto felice di darvi il benvenuto per godervi la musica del coro Estone oggi. Eestit on peetud laulumaaks ja eestlasi laulurahvaks. Sageli ütlevad eestlased ka iseenda kohta, et me oleme laulurahvas. Kuid maailm tunneb ka Itaaliat laulumaana ning usun minagi, et kõik itaallased laulavad. Tegelikult usun ma siiralt, et kõik inimesed üle maailma laulavad ja laul ühendab meid kõiki. Läbi laulude väljendame oma rõõmu, läbi laulude anname edasi muremõtteid. Lauldes saame üheskoos üle raskustest ning lauldes jagame ülimat õnnetunnet. Mõnikord öeldakse, et eestlased hakkavad laulma ennem kui rääkima. Küsige täna nendelt lauljatelt, kes teie ees laulavad, kas see ka nii on? Pikad laulutraditsioonid käivad põlvest põlve ja ilmselt on vähe neid eestlasi, kes pole kunagi mõnes ansamblis või laulukooris laulnud. Vaadates sajandite tagusesse aega, näeme, kuidas juba 18. sajandil, kuid veelgi laiemalt 19. sajandi alguses koorilaulud Euroopat vallutasid. Sellisest ühislaulmise pisikust ei jäänud puutumata ka eestlased. Esimene teade eestlaste neljahäälsest koorilaulust pärineb 1818. aastast. Siiski polnud koorilaul sellisena, nagu me teda täna tunneme, veel pikalt populaarne. Veel 1858. aastal kirjutas toonane koolmeister ja ajakirjanik Johann Voldemar Jansen, viidates laulutraditsioonidele Saksamaal ja Šveitsis järgmist. Zürichi linnas laulsid nad nii, et müürid värisesid. Mu meele teeb haigeks, kui selle peale mõtlen, kui vaesed meie laulu poolest oleme. See oli karm hinnang toonasele eestlaste koorilaulule. 11 aastat hiljem, aastal 1869, toimus aga Tartus esimene üle-eestiline üldlaulupidu. Laulukoorid ja puhkpillimängijad sõitsid Tartusse kokku üle kogu riigi. Ja kuna üritus oli igati korda läinud ja meelepärane nii osalejatele kui pealtvaatajatele, siis otsustati, et selliseid suuri pidusid peab korraldama edaspidigi vähemalt iga 5 aasta tagant. Head sõbrad, nagu juba ütlesin, saavad inimesed üheskoos lauldes jõudu nii headel kui rasketel aegadel. Nõnda ka koorilaulust. Aastad 1987-1991 on Eesti ajalukku kirjutatud kui laulva revolutsiooni aastad. Inimesed avaldasid oma priiuseihalust ja täielikku vastumeelsust Nõukogude okupatsioonivõimudele läbi isamaaliste lauludele. 1988. aastal tuli oma kodudest välja ühe korraga üle 300 000 eestlase, et laulda end vabaks. Aasta hiljem, 23. augustil 1989. aastal tuli peaaegu 2 miljonit inimest käest kinni hoides ligemale 675 kilomeetri pikkusele Balti keti teekonnale läbi Eesti, Läti ja Leedu, et laulda samuti end vabaks. 1991. aastast ongi meie riigid taas iseseisvad ja vabad maailmakaarti. Laulupeo traditsioonid on au sees nii meil kui meie lõunanaabritel. Aastast 2003 on Eesti, aga ka Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon UNESCO koostatavasse inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja kantud. Head sõbrad, uskuge mind, sest olen ka ise Tallinnas laulukaare all seistes laulnud ja suurel lauluväljakul teisi lauljaid kuulates seda nautinud. See on võimas, kui korraga üle 30 000 laulja laulab ja üle 100 000 pealtvaataja neile kaasa elab. Head sõbrad, mul on hea meel, et täna saame üheskoos kuulata väikest osa Eesti koorilaulu traditsioonist. Mul on ühtlasi suur rõõm kutsuda teid kõiki tuleval 2025. aastal Tallinnasse, kus 3.–6. juulini toimub 28. üldlaulupidu
ja 21. suur tantsupidu. Tere tulemast Eestisse! Ancora una volta, cari amici, vi auguro tutto il meglio e godiamoci i canti del coro estone. Lasciate suonare le canzoni. Las laulud kõlavad.